ei, vaata lahe pidu, tead, osad on isegi ennast väga lille löönud. Ja väga kihvt sinine valgus, selline külm valgus, vaata viin peab külm olema ju. No täpselt. Oo. Klounid ka kohal. Ja kuule, kas Liis näed ja Roosileht. Ja Roosileht muuseas oli tegelikult õhtustaar isegi. Täpselt, aga prooviks ta saada telesillaga ühenduse punkriga ja küsiks talt paar küsimust. Allan, mis rolli sinu elus üldse alkohol mängib? Minu jaoks alkohol on ikka väga tähtis. Aga Allan, ole hea, räägi alkoholi kohta mõni huvitav fakt meile. See on üks niisugune vanemaid asju. Alkohol on üks vanemaid alkohole üldse. Jah, alkohol ja prostituudid. Allan, aga mida sa soovitaksid algajale alkoholitarbijale? Liiter viina täidab absoluutselt täpselt eestlaste ööpäevase alkoholivajaduse. Ja, nii et väga sa pead ümber villima oma selle pudeli. Jah, tundub nii. Aga väga tähtis on see, et seal üritusel ei olnud lihtsalt ta üksinda, vaid tal oli ka nii-öelda 2 sellist jüngrit kaasas, kellelt reporter kuuldavasti ka joomanõu sai. Millal tantsuks läheb? Varsti. Vaatab säe pärast. Ja kas täna kavatsete juua nii kaua, et hommikul on pohmell? Kindlasti. Üle homme ka veel. 2 päeva. Esmaspäevani välja. Loomulikult. Ja milline on õige pohmelli ravim? Edasi juua. Aga ei, selles mõttes selle viinafirma peol tundus, et sulakulda tuli inimestel suust välja ja mina olen seda meelt, et pane aga tina edasi ja siis pohmakas lükkub nii kaugele, et sa temani ei jõuagi. Hästi positiivne on see, et kuhu reporter ei jõuame meie, et tegelikult on meil salalõik ka sellest, et mis Argost sai järgmisel hommikul ja kuidas nad peale võtsid. Jah. See aftekas on suhteliselt räme, peab ütlema. Mis räme? Minu arust see on jumala tore pidu. Teine päev on alati kõige parem. Nalja saab seal muidugi vahi. Oi. Niimoodi pead sülti saad süüa, aga midagi juua küll ei väga. Hea pidu. On väga tore.